Jaagup ja Mairo, mul on väga hea meel, et just teie olete need kaks vahvat selli, kes meie eksperimendist osa võtavad. Ennem kui me lähme Sisekaitseakadeemiasse, kas te oskate üldse arvata, milline see politseiõpe välja näeb? Arvan, et võib-olla niisugune pooleks, et natuke praktikat ja siis enamus võib-olla isegi teooria. Ma oletan, et see on rohkem füüsiline, kõik füüsiline areng, sest et see töö ongi enam puhtalt füüsise pealt. Koolipingis ka midagi, aga ma arvan, et kõik on ikkagi praktiline. Selleks, et te saaksite aimu, milline on üks politsei kadeti õppepäev, annan ma teid kohe üle Kirsikale. Olete valmis? Ikka. Tšau poisid! Mina olen Kirsika. Mul on hea meel, et te olete täna siin ja tulete minuga kaasa. Vaatame, kuidas meie koolipäev käib. Ja esimeseks asjaks lähme Mati saali, teeme kehad soojaks ja alustame enesekaitse treeninguga. Sisseastumiskatsetel on teil vaja ka sooritada füüsilised katsed, milleks on 3 kilomeetri jooks, kõhulihased ja kätekõverdused. Seejärel tuleb teil sooritada koordinatsiooniharjutus. Koordinatsiooniharjutus käib siis niimoodi, et teie vahel on siis üks joon. Tuleb alustada parema jalaga paremalt poolt joont ja hüpata 3 korda ühe jalaga. 1, 2, 3. Seejärel tuleb vasak jalg eest risti ja hüpata samamoodi 3 korda ja vahetate. Ja seda tuleb teha 20 sekundit järjest, ilma et sa puudutaksid siis joont või et sul läheks midagi sassi. Järgmisena tuleb teil sooritada kätekõverdused ja kõhulihased. Mõlema soorituse jaoks on teil aega 2 minutit. Kõhulihaseid tuleb teha minimaalselt 25 ja kätekõverdusi minimaalselt 15. Ehk siis, mida rohkem teen, seda rohkem punkti ma saan. Just nii. Mairo, sina teed kätekõverdusi, Jaagup, sina teed kõhulihaseid. Ja mitu see oligi miinimum? Miinimum oli 15. Mida rohkem teed, seda parem on. Läks. Turi natukene rohkem maha. Ja juba on 25 käes, sa oled sisse saanud. Poisid, olete sooritanud meie füüsilised katsed? Ma arvan, et kui ma tuleksin praegu neid teste tegema, siis ma saaksin isegi head tulemused. Ma arvan, üle keskmise. Jaa, täiesti nõustun, et ei pea eraldi mingit trenni tegema, et nendest katsetesse head tulemust saada. Hea kuulda. Nüüd on aeg teiega proovida läbi mõned enesekaitsevõtted. Esimeseks proovime transportimist. Ühe käega hoiad kogu aeg siit ülavalt kinni. Ei pane käteskusse. Läheme nüüd. Ei hakka vastama, muidu me keerasime maha. Nii, oletame, kui ta nüüd natukene agressiivsemaks muutub, siis sul on hea teda sellest asendist kohe ka maha viia. Maha viimine siis ongi niimoodi, et ja siit käega lähed pikali. Ja peaksid jõudma sellisesse asendisse. Pikali. Ja siis tuled siia või? Jah. Nüüd mängime läbi olukorra, kus pätt ründab meid noaga. See on niimoodi. Pikali. Teine käsi selja peale. Need olid kõige lihtsamad võtted, mida me õpime kohe alguses. Aga enesekaitset õpime ikkagi 3 aastat ja ka tööl edasi. Aga nüüd lähme ja teeme natuke vaimset tööd ja testime teilt tähelepanelikkust. Nüüd me oleme jõudnud klassiruumi, kus me õpime dokumentide kontrollimist ja isikusamasuse tuvastamist. Aga nüüd vaatame, kuidas teie saate hakkama isikusamasuse tuvastamisega. Teie ekraanile hakkavad jooksma kohe pildid ja vaatame, kas te arvate ära, kas tegemist on sama isikuga või on tegemist erinevate isikutega. Ma ütleks, et on tegemist sama isikuga, seepärast lõual on niisugune väike lohk on. Silmad on ka suht samamoodi. Siis arvate, et tegemist on sama isikuga. Vaatame. Ja tegemist on sama isikuga. Nii, mis te nüüd nendest piltidest arvate? Juba silmade pupillide kuju järgi ja silmade järgi ütleks, et pigem on erinevad inimesed. Jah, ma nõustun ka, Aga vaatame. Ja tegemist on erinevate isikutega. Kõrvakuju siin minu arust nagu natuke reedab, et ühel on täiesti teistsugused kõrvad kui teisel. Ja tegemist on erineva isikuga. Kuulge poisid, oleme teinud nüüd piisavalt vaimset ja füüsilist tööd. Aeg oleks minna keha kinnitama. Kas te teadsite, et meie kolledžis õppides on teil 3 korda päevas täiesti tasuta söök? Ei teadnud, aga kas midagi saab veel tasuta?
no loomulikult, peale selle vormiriietuse, mis mu seljas on meil tasuta ühiselamu ja saame põhi- ja lisastipendiumeid. Kui suur see stipendium on? Põhistipendium on 300 eurot ja lisastipendium sõltub sellest, kui aktiivne sa ise oled. Ja kui sa oled aktiivne õpilane, mis siis stipendium võib olla? Piire pole, lenda kas või kuule. Aga kaua üldse politseinikuks õpitakse? Kõrghariduse õppurid õpivad 3 aastat ja kutsehariduse õppurid 1,5 aastat. Aga mis vahe sellel kõrgharidusel ja kutseharidusel on? Kutsehariduse lõpetanud saavad töötada kas piirivalvuri või patrullpolitseinikuna. Kõrghariduse läbinud võivad saada kas või peadirektoriks. Kas sa tead, mis täna süüa on? Ei tea, aga lähme vaatame. Oleme teiega jõudnud nüüd meie virtuaalsimulatsioonikeskusesse, kus on meil päris palju ekraane, nagu te näete. Meil on olemas ka siin juhtpult. Meie ülesandeks on siis koguda erinevat informatsiooni, kaardistada näiteks palju teil oleks vaja lisajõudusid, ehk siis teiste patrullide näol ja vaadata, kas teil on ka näiteks kiirabi, päästet vaja kohale. Aga miks niisugust virtuaalset nagu asja vaja on? Virtuaalsete kaasuste ehk siis sündmuste lahendamine on meile kui kadettidele suureks abiks, enne kui me naaseme päris tööle. Ehk saame siin teha läbi virtuaalsed kaasuse lahendused, et oleksime tööks paremini ette valmistatud. Kas siis selle kaasuse mõte ongi see, et mina lähen sündmuskohale, vaatan, kui palju vaja on ja siis kutsun kohale? Ja, esmased kaardistused. Ehk siis palju sõidukeid on kokku põrganud, kas on viga saanuid, kannatanuid, hukkunuid, et teha see kaardistus ära ja paluda siis kas lisapatrullide näol abi, kutsuda kohale pääste ja kiirabi. Et see kõik olenebki sellest, kui suured on näiteks sõidukite vigastused, kas sõidukitel on mingid mahlad väljas ja ka milline on siis sõidukis olijate tervislik seisund. Väga tore oli, mis me nüüd edasi teeme? Kahjuks on meie päev tänaseks läbi saanud. Olite tõesti täna väga tublid, aga kahjuks ühe päevaga meil ei õnnestu teile kõike põnevat näidata. Aitäh, Kirsika, selle meeleoluka päeva eest. Sain palju uusi kogemusi ja palju selgema pildi, kuidas politseinikuks õpitakse. No just, hommikul ei osanud oodatagi, et see päev nii lõbus võib tulla. Politseitöös vist juba igav ei hakka. Kindlasti kohe ei hakka. Näeme sügisel. Tšau! Tšau!